Okei. Ootame kaugele. Siit ei tule ühtegi peale. Ei tule. Keegi ei tõmba neid jälle ka. Võib-olla lihtsalt umbune. Oi. Tšau. Mõtlesin, et oleks tore jälle vahest kaamera kätte võtta ja nii-öelda tavanädala ka filmida, et siin suu juba hakkab vaikselt läbi saama ja võrreldes eelmise aastaga, siis ma olen olnud ikka väga nukras seisus enda vlogikestega, aga vahest ei ole hullu, lihtsalt kuidagi väga kiired ajad on olnud ja ma ei tea, lihtsalt seda aega leida, et monteerida, vot see on kõige hullem asi. Minu arust ma räägin seda nagu igas vlogis, kui palju aega võtab monteerimine. Vähemalt minul. Ma ei tea, kuidas teistel. Minul võtab see nagu ülisuure aja. Ja keegi mult küsis alles, ma ei suuda meenutada, kes mult seda küsis, aga ta küsis, et kui kaua mul võtab reaalse monteerimine aega. Ja ma ei ole kunagi vaadanud seda aega, mis ma seda äppi siis olen tollel päeval kasutanud. Täis huvitav oleks tegelikult teada. Aga ma arvan, et kui ma teeksin selle ühe päevaga ära, siis ta võtaks ikkagi mul, ma ei tea, oleneb muidugi vlogi pikkusest on ju. Aga ma arvan, eelmis vlogi, mis oli mul kõige pikem, 50 minutit pikk, ta võttis mult ikkagi meeletu aja, ma tegin seda nagu mitme päeva peale. Nii et jah, teile teadmiseks. Praegu ma olen stuudios. Seda taha väga ei ole näha, aga ma tulin siia riided sorteerima. Viiven tõi siis eelmise tantsustuudio, Viidens tantsustuudio, mida ta juhtis, mingisugused alles jäänud kostüümid siia ja ma nüüd sorteerisin, et mis seal nagu on. Ja kuna meil laupäeval on esinemine tüdrukutega, siis saime isegi täitsa decent mingisuguse asja kokku, ilma et midagi juurde peaks ostma või midagi vana kasutama. Nii et ma tulin selle eesmärgiga siia, ma lootsin, et tegelikult see võtab mult vähem aega, kui ta mult võtnud. Aga nope. Mul on ühesõnaga arvuti kaasas, ma lähen istun kuhugile maha. Mul on kõht tühi, nii et ilmselt see peaks olema mingi kohvik, ma võiksin tegelikult ju stuudios ka arvutitööd teha. Aga ma pigem lähen siis istun kuhugi maha, kus süüa ka pakutakse. Ja kell on juba mingi 3:30. Ja kui nad alisel maja autot, siis ma saan mingi 1,5 tundi maks veel ilmselt endale võtta. Ja vaatame, kuidas sellega läheb. Igatahes ma lõpetan siin nende asjadega ja siis lähme vaatame, kuhu teed meid viivad. Käisime üks päeva Keiliga Ida-Virumaal kukeseeni korjamas. Saime päris palju seeni. See selleks. Keili on siuke täiega afro-vaibiga. Talle meeldib täiega siuke afromuusika värki. Ja siis, mõelge, Raplast Ida-Virumaal on nagu päris pikk tee ja siis terve aeg kuulan mingit afromuusikat värki. Ja kuna ma kuulan tavaliselt muusikat ainult siis, kui ma autoga sõidan, välja arvatud muidugi tööga seoses on ju, siis iga kord, kui mul autoga kuhugile minek on, siis ma panen mingisuguse afromuusika peale ja see on nagu nii mõnus vibe. See on siuke täielik suve vibes. Nii mõnus, nii mõnus. Ja nüüd on kukesentega siuke mure, et ma korjasin ühe suure Maxima kilekotitäie, pluss veel siis ühe ämbritäie. Ja nagu see oli kulla auku, me sattusime, aga mul ei ole enam nende seentega midagi teha, sest et mu ema ostis, mu tädi ostis, vanaema ostis endale juba eelnev nädal kuskilt kellegi müüja käest ma ei tea, mitu kilo kukaseeni ja neil ei ole enam midagi nendega teha, sest nad juba panid sügavasse ja mis iganes on ju. Ja ma võtsin endal sealt ka mingi kilo jagu on ju ja nüüd mul on mingi, ma ei tea, 2-3 kilo neid kukaseeni lihtsalt alles ja mitte keegi ei taha, nagu what? Igatahes meie pidime Ida-Virumaale sõitma, et kukeseenele minna. Mina käisin eelmine aasta ämmaga seal ja see on tõesti kullaauk teile teadmiseks. Mina nüüd lähen ja ma vist otsustasin, et ma lähen istun siis tavapärases hollikas maha ja võtan endale mingisuguse hea salati ja lähme kustutame mõned tulekahjud ära, mida ma olen kogu aeg
edasi lükanud, millega peaks tegelema. Nii et kustutame need tulekahjud ära. Vahepeal 10 läbi saanud. Ma olen ilmselgelt koju jõudnud. Käisin just pesus. Nii hullult palavad ilmad on viimasel ajal. Mitte, et ma tahaks vinguda, aga lihtsalt suvi on ülimõnus ja tore. Mulle meeldib just see valgus ja kõik. Aga samas ma väga ei ole väga siuke palava lembeline. Üldse päikeselembeline ma ei ole. Ma nagu väga ei kannata päikest kui sellist. Ja ütleme nii, et päevasel ajal, kus päike on alles kõrgel taevas, siis minust väga ei ole asja. Aga ma ikkagi püüan ja pingutan, sest et samas ma tunnen, et see on justkui nagu suve raiskamine, kui ma nagu päevasel ajal üldse nagu õues ei käi või vähemalt ei taha viibida. Ma ei oska nagu nautida väga, aga samas ma olen käinud juba sellel aastal tavapärasest palju rohkem jões ujumas, siin kus ma elan. Meil on niisugune vette minemiskoht, aga see on nagu jõgi, suht külm vesi, aga ülimõnus, ülijahutav. Ma üldse ei kujutaks, et peaks kuhugile, ma ei tea, järve ujuma minema. See on teine asi, mida ma ei kannata. Mingisugused siuksed seisvad veed. On tuleb kohe mingi punni asjad peale. Igatahes see selleks. Ma olin päris tubli. Ma sain päris palju asju tehtud. Isegi võib-olla rohkem, kui ma planeerisin. Aga ma jäin siin istuma ja täna mu tuttav oli siis tööl seal kohvikus, kus ma käisin. Hakkan praegu siis pesema. Pesen ära, siis räägin edasi. Igatahes jah, mul oli tuttav täna tööl. Tegi mulle jääkohvi nagu tasuta. Nagu nii armas. Kui ma tavaliselt Eestis nagu tippi ei jäta, sest et kuidagi lihtsalt pole harjumuseks. Pole õnneks väga kultuuris sees, sest et nagu mujal riikides käies siis nagu enamus kohtades on ikkagi nagu tipp eeldatud. Või eeldatakse, et sa jätad tippi. Meil siin Eestis õnneks seda väga ei ole, kuigi ma olen käinud paaris kohas, kus on näiteks maksmisel siis nagu küsib, et mitu protsenti tippi te soovite jätta. Ja see on alati nagu nii kohmetu olukord, sest et nagu me ei ole harjunud sellega. Ja ühesõnaga ma jätsin siis talle tippi ka. See oli tõesti väga armas. Aga seal oli menüü uuendus ja Raplas saab nüüd raamenit. Nii et mina proovisin järgi sealihaga. Sealiha mul seal sees väga maitses, aga raamen keili teaks hästi. Et mul nagu nii väga ei meeldi, aga ma just mõtlesin, et ma nagu proovin järgi siis. Ja ühesõnaga ma istusin seal, ma ei tea, mitu tundi. Stuudio peal mul läks juba päris kaua, aga seal kohvikus ma istusin ka ikka kena paar tundi. Nii et jah, sain enamus asjad tehtud, aga tulin koju. Siis Preven läks Talisega just Märjamaale. Tahtis minna. Ja mina siis istusin uuesti arvuti taha, tegin asju edasi ja homme mul siis on ühe saali vaatamine, nii et jälle laieneme. Lähen siis vaatan selle saali üle ja siis saab juba vaikselt hakata trenniplaane uueks hooajaks ette valmistama, mis on nagu crazy, sellepärast, et mul alles hakkas justkui puhkus, alles hakkas suvi, alles oli kevadkontsert. Kuhu on läinud need 2 kuud, ma ei tea. Igatahes ma lähen tänaseks magama. Proovin hommikul mingi 8 aega ärgata, 7:30 või 8, vaatame. Kohe tahaks jalutamas ära käia ja siis juba mingi mõnusa hommikusöögi teha. Nii et homse hommikuni. Head ööd! Tere
hommikust, kell on 1 põhimõtteliselt, nii et päris hommik ei ole. Me oleme Preveniga otsapidi Varbolas. Ma käisin ühte saali vaatamas. Ilmselt uuel hooajal tulen tantsutrennidega ka siia kanti. Ja väga-väga mõnus rahvamaja neil siin. Siuke värske, renoveeritud ja ühesõnaga proovime järgi. Nii et kes siin Varbola kandis võib-olla elab, siis saate trenni. Käisin Preveniga poes, jätsi järgi. Palun, on sulle lahti või? Palun. Igatahes koju tagasi õnneks täna enam vist midagi ees ei ole. Siuke kodune päev, aga mul on vaja pesu sorteerida, pesu pesta ja siis meil on esinemine laupäeval. Nii et selleks siis mul on vaja veel meie esinemisriided ära triikida. Aga õnneks muud sellist ei ole, nii et mõnus, kodune. Mul on kõht tegelikult tühi, ma ise võtsin endale FitLapi jäätise. Siin on vähe kaloreid, väga maitsev. Ja Tallis teeb riisisalatit, nii et lähme koju sööma, eks ju? Õhtu hakkab kätte jõudma ja õnneks praegu ei ole nii palav. Just tuli siukest vihma ja paugutas ka korralikult. Ma ei tea, mis värk on, sellel suvel on olnud minu arust nii palju äikest. Aga iga aasta ei olegi samasugune. Nii et mina tõmban endale mingisugused trenniriided selga ja läheks teeks enda tänased sammud ära. Mitte, et ma nagu reaalselt neid loeksin enam, aga lihtsalt, et võib-olla natuke aktiivsem olla siin isegi nendel palavatel suvepäevadel, kus tegelikult ei tahaks eriti liikuda. Ja Keeli helistas mulle, võib-olla homme lähme Pärnu randa, mis oleks väga tore. Aga samas mulle meeldib siin need palavad ilmad, aga jälleks mõtled, et nagu suvi, see ongi suvi, kuhjaga päikesekreemi endale peale panna ja minna siis sinna mere äärde. Aga sellisel juhul ma ikkagi loodan, et ei ole lauspäike, et on natukene pilvine. Nagu näha, siis ma ei ole absoluutselt selles mõttes mingi suve inimene ja ärge küsige, kuidas ma elasin aasta aegu Mehhikos. Õnneks lõpuks sellega nagu harjus kanda ära. Aga kas ikkagi harjus? Kui ma tulin Mehhikost tagasi, siis nagu ma ei lähe üldiselt pruuniks, see on nagu maks, mis ma suudan teha. Ja tulin Mehhikost tagasi ja kõik ilmselt arvasin, ma olen siuke kuldpruun, siuke, ilusti tänd. Nope. Tulin tagasi ilmselt samas seisus, nagu ma praegu olen ja siis nad küsisid, otsa ikka elasin nagu Mehhikos või sa elasid kuskil mujal. True story. Nii et vaatame, võib-olla samme lähme, aga lähme teeme enda sammukesed ära ja mul tuleb juba 3. korda meelde, et ma ei ole enda küüsesi näidanud. Nad juba hakkavad vaikselt välja kasvama, mingi nädala vanused ja mu küüned lihtsalt kasvavad niivõrd kiiresti. Aga siin nad on minu kõige lemmikum disain seni. Minu arust nii kenad. Vaadake neid. Ja kui te näeksite, millised nad on UV-valguses. Oh my god. Lähme teeme need sammud, mis ma siin ikka robisen. Me maksame ära. Vamos a la playa. Proovisin autos istuda niimoodi, et konti ei ole. Ja siis tegin ukse lahti ja õhku ka sisse ei tule. Mega palavis. Kuule, kus see akupank? Kotis. Meie lähme Valge randa. Õues on nii palav, aga Keelisõnul ja ilmateates on mul seal nii palav ei ole, kui meil siin on.
see või? Okei. Vamos. Aga me lähme poodi ju. Ja mitte siit otsa, vaid siit teisest. No me tahame poodi ka minna. Lähme sealt. Tagansõpp väiks. Siit taga. Kuulge, no ma lasen teid üle. Elektriauto probleemid on. Kui tuled tankima, siis pead siin lõunasöögipausi ka tegema. Tund aega tangib. Tund aega tangib või? Kui mitte kaua tuleb. Nii kaua? Vau. Kaua sul telefoni apu läheb täis, kasub kaua ja. No, igatahes Pärnus pidi olema pilvine, aga seda parem mulle, sest et ma ei kannata nii palavat ilma tegelikult. Aga noh, korra või 2 aastas käia ehk kannatab ära. Ja noh, Revenil alati väga rannas meeldib. Ja teistele ka, välja arvatud mulle. Aga noh, ma võtsin raamatu kaasa, Talis on õnneks kaasas, nii et ma loen raamatut ja Talis mängib Reveniga, see on plaan. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. Teeme veits contenti ka, vaatame siis, mis me siia randa kaasa võtsime. Kõigepealt, ma ei tea, kas te olete näinud selliseid uusi kreekereid Raksi. Ma olen mingid suuremaid proovinud. No, minu arust kõik kreekerid on üks ühele. See on mingi uus bränd ja praegu, kuna ta on ilmselt uus, siis ta on palju-palju odavam. Siis me skoorisime igasugu -25% ja -50%-ga neid pirukaid ja mul on mingi obsession kapsapirukaga ja just nagu need rasvamad, üli head. Siis me mõlemad keeliga võtsime karamellipallid. Ma pole proovinud, tundub väga hea. Siis mingisugused sellised kummikommid selle kirsiku maitsega, ma ei ole proovinud, tunduvad väga head. Piknik ka -50%-ga mingisugune saiuke. Ilmselge me neid kõik ära ei söö, aga ma armastan gluteeniga asju, see tähendab saia. Nii et, ja siis veel mingi kirsisai. Tundub ka väga hea. Ja siis ma võtsin, mul oli sente, ma võtsin 3 euro eest mureleid ja ma saingi täpselt nii palju neid siia põhja. Ja need on suht siuksed lödid, nii et see oli fail kahjuks. Aga that's it. Circle K-st võtsime ühe jääkohvi ja Prevenile ka mingist manti, aga ma ei viitsi enam otsida neid sealt. Teistime siis ka kohe, ma neid väikseid pole proovinud. Hapukoore sipulomad. Väga head. Väga head. On hea või? Kui tukiga kõrvuti panna, ma olen suht kindel, et nad jäävad sinna täpselt samasse auku, ütleme nii. Võib-olla tukk on veits maitsekam. Aga Ma pole ammu söönud. väga hea. No kujult on tukiga täiesti erinevad, aga Aga suht sama. jah. No hea.
teem, kui hea saab üks asi olla. Liiga hea. Tere nampsu. Ei taha. Ära siin liivaga mängi. Nüüd on ka seda, mis sa sööid. Ei, Mida? seda. Pommi. Ma ei mõtle seda. Sa mõtled küpsist? Jah. Ei, ma panin ka sinna sisse. Võta mingit raiu ja asju, ma võtsin neid piknikke ka. On hea või? Käisin, mul hakkas täitsa jahe tuul. Siis jah, doktor Tupel. Minad on ka minnud. Härra Becker. Midagi peale panema. Väljas on täitsa jahe tuul. Kätte on vahepeal jõudnud õhtu ja ma tulin praegu koertega jalutama, nagu ikka iga päev välja näeb. Talis läks siis tal on täna jalkavõistlused ja siis tal oli kolleegidega mingisugune õhtu, mis iganes. Nii et ei teagi, kas teda täna koju oodata on, aga mul jääb vanaema täna ööbima, sellepärast et tema on see inimene, kes kardab meeletult äikest ja tal on see äikesemäpp, mida ta kogu aeg minu arust iga sekundi tagant ikka kontrollib ja jälgib, et jumala ees seda äikest nagu meie kanti ei tule. Aga sellel aastal on nii palju äikest olnud, vähemalt meie kandis, kuidas teie kandis on olnud. Meie kandis on seda nagu nii palju olnud tavapärasest nagu rohkem. Et jah, on mingisuguseid aastaid, kus ongi nagu rohkem äikest, aga jälle mõni teine aasta pole nagu üldse nagu nii erinev. Mul tundub, et siin võib müristama hakata ja öösel lubas päris pikalt paugutada, nii et vaatame siis, mis see ilmake meil toob. Ma olen praegu siis Helliga jalutamas. Alfa viisin praegu aedikusse, kuigi Alfa on ka see, eriti viimasel ajal, kes kardab ka seda äikest. Ja siis ta lõhkus veits aedikut, sest et meie olime laagris ja ta näris ennast sõna otseses mõttes sealt aedikust välja. Aga see oli veits meie paha, kuigi meil oli pereliikmetega tegelikult räägitud, et kui müristab, et siis koerad tuppa viia, sest et koera nimega Alfa Alfonso, kes iganes ta meil on, teda ei saa tuppa jätta, ilma et kedagi kodus oleks, sest et ta leiab absoluutselt mida iganes, et nii-öelda paybackida. See on nagu 100% kättemaksu värk, mis ta meil seal kodus korraldab. Lihtsalt sellepärast, et me julgeme teda üksinda koju jätta. Tal on igav, mis iganes. Kes iganes koerte tundja oskaks seda seletada. Ühesõnaga, asi on kättemaksus. Ja ta on 2 kohast meie köögimööblit närinud. Ja vot see on minu jaoks väga tundlik teema. Sellepärast, et nagu tema on see, kes peab meie kodu hoidma, mitte meie kodu rüüstama ja lõhkuma ja mida iganes sellega tegema. Ja iga kord, kui ma ta peale kuri olen, siis ma ütlengi, Alfa, sina oled see, kes peab meie kodu hoidma, mitte seda rüüstama. Ja oi. Ja vahest juhtub ikka nii, et ma jätan ta tuppa ja iga kord, kui ta on selle pahanduse ära teinud, mis iganes ta teeb, viimasel ajal ta tõmbab lihtsalt kapi uksi lahti ja rüüstab meie kuivainete sahtlit. Mul läheb see nii kiiresti meelest ära, ma mõtlen, et nagu
kes kurat jätab koera nagu vihmaga õue, kui tal on tuba, kus olla, onju. Igatahes jah, tundub, et ma olen siuke hellake ja nii-öelda loodan lihtsalt parimat, et ta mingisugust käkki seal kodus nagu kokku ei keera. Meil viimasel ajal on olnud siis selline süsteem, et me tõstame lihtsalt meie köögisaare nagu sinna ette, sest ta lihtsalt ei jaksa seda nagu füüsiliselt liigutada. Aga tundub, et eelmine kord ma võib-olla jätsin sinna mingisuguse vahe sisse, nii et ta tõmbas mingil määral ikkagi selle sahtli, kuivainete sahtli välja ja siis ta oli nagu hammastega ilmselt seda pidanud tegema ja ta on nagu ühes nurgas selle nagu näha, et seal on mingisugused hambajäljed sees. Oi, ma tulin koju. Oi, ma olin nagu meeletult vihane, nagu päriselt ka lihtsalt. Nagu kes ei oleks, on ju, ma loodan, et te saate must aru. See on lihtsalt jubedus, ausõna. Aga samas nagu sinu koer, on ju. Oh. Tead, ei hakka parem rääkima sellest teemast. Aga no ma ei tea, mõni hull müristab vist. Mõni hull seal lendab päevapiiril selliste pilvedega, aga ei. Alfa, Heli, lähme tagasi. Ma juba vaatan, et need pilved tulevad meeletu kiirusega siia poole. Pigem juba kodu poole hakata minema ja Preven läks ka praegu küla peale. Või noh, tegelikult ema juurde, aga ta nägi sõpru ja jäi siin õue nende sõpradega, nii et tuleb paar kiiremat sammu teha. Aga muidu, rannas oli nii mõnus. Mul ilmselt see mõte nagu randa minekust ei meeldi eriti, sest ma tean, kui palav seal on, aga koha peal tegelikult ei ole nii väga hull, et nagu kannatab ära. Aga jah, ma vist polegi rääkinud, aga mul on pepu veits ära põlend, sest et ma panin igale poole endale päisekreemi. Aga ma mõtlesin, et ma nagu lasen talisel enda tagakülje nii-öelda siis kreemitada. Aga nad läksid Preveniga vetsu ja neil läks nii kaua, et ma ilmselt unustasin ära. Ja ma enamus aja olin seljaga väikese suunas siis, lugesin raamatut. Ja nii see läks. Kui jõudsin, vaatasin, et veits peppu tulitab, aga noh. Mis seal ikka? Sain natuke vähemalt päikest. Tegelikult vist müristab, aga nagu näha, siis ma eelmises korrast vist ei õppinud. Mul on ikkagi vaja mingisugune õhtune tiir ära teha, sest ma tunnen. Ma olen täna nii palju mingist jama sisse söönud, et keha lihtsalt tahab liikuda. Nii et ma ei tea, 20-30 minutit jalutan. Lähen koju tagasi. Preven pidi täna vist jääma mummi juurde ööseks. Ta ei ole kunagi nagu planeeritult kuhugi nagu niimoodi ööseks jäänud. Ta on ükskord nagu mummi juurde lihtsalt magama kogemata jäänud. Aga ta ei ole nagu kodust eemal niimoodi ööbinud. Nii imelik tunnen. Nii ma praegu lähengi siit kaudu, et näha, kas ta ikka tahab jääda. Nii imelik. Nagu ma olen nii harjunud taga kaisus magama. Ja kossa poiss, nagu ka tuulen. Et ma olen lihtsalt harjunud taga nii. Ma olen lihtsalt ise nii harjunud taga kaisus magama ja täna pead nagu üksi magama, talis ka ei ole. Nii imelik. Nii imelik. Igatahes ma olen natukene kõmbin. Ja siis juba koju tagasi täna lubas terve öö läbi päikest. Viin selle ka, see läks kõru osaks, see oli maha kukkunud. Vaata. See näeb välja nagu tšilli. Ei, see ei ole tšilli. See on siuke paprika. Nagu huvitav. See on ka. See on kollane. Kas sa laulad siin nende taimedele või? Jaa. Lauladki. Näe, vaata. Ja juba mädaneb. Näe. Kus ta mädaneb meile? Näe. Said või? Mõtled, tuli siit otsast ära. Näe. Ja kätte ei saanud. Mädaneb jah. Aga mis sul seal tagapool on? Siin on ka
see kass tegi ühe taime katki, see on tšilli, see on Aino paprika, see pikk, see peab olema ka Aino mingi paprikaga küljes ei ole, see on ka tšilli. mis tšilliga teed? sul meeldib mingi vürtsikas toit või? Margusele maitseb tšilli, teen purki ja siis marinaadi peale ja teed ekskursiooni, jah? siit saate ka kurki ja sa teed on nii karvased, et Aiglin, ma olen nii väsinud. Ma magasin täna mingi 10:30 vist ma ei teagi. Ei, nii kaua ei maganud. Papa, mis kellani ma magasin? Papa, mis kellani ma magasin? 10:30 või? Kauem või? No 10:30 ei maganud ju. Ei, nii kaua ei saa magada. Ühesõnaga ma magasin mingi pea 10 ilmselt. Minu arust ma vlogiga. Ma mõtlesin, või tähendab, ma vaatasin mingi 9 midagi läbi kella, nii et ikkagi pidi 9:30 olema. No mis iganes. Magasin tavapärasest selle kauem ja siis mul on jälle siuke tunne, et kuidagi palju maganud. Ja päris ausalt öeldes üle maganud, sest et nüüd mul on siuke väsimus peal. Et mul oli äratus küll, aga ma ei tea, ma mõtlesin, et ma kohe-kohe ärkan, aga siis järsku ikkagi ilmselt jäin magama. Ja laiutada ma ei oska, sest et Preveni jäi siis täna vanaema juurde, ma lähengi talle kohe järgi, kell on mingi 11 natuke läbi. Nad teevad seal praegu pannkooke, nii et ma ei kiirusta ühesõnaga. Prevenil on tore, väga tore. Eile lounisin nii, mis kole. Ma ei tea, nii harjumatu on ikkagi. Veits pisardasin isegi. Kõik raudse mõtlevad täitsa on ju. No mis teha, siuke kanaemme olengi. Ja Talistu polnud ka kodus, nii et ma olingi nagu täiesti üksi. Vanaema oli diivani peal magas, ta ütles, tal oli nii hea magada seal, ma ei tea, kuidas, kahju, et ma ei näidanud, kuidas ta seal magas. Aga nüüd ma tulin igatahes talle appi siia aiamaale. Tassisin talle vee kasvuhoonde valmis. Ja saite siin sellise ekskursiooni, et paha hakkab. Ta jah, nii puputab enda lillekesi, taimekesi ja kõike seda. Et kasvuhoone enda elu, aga meie saame siin tomatit ja meie saame siin kurki ja elu lill. Vahest muidugi tuleb siin niita ka ja eks ta praegugi tahaks niitmist. Nii et võib-olla tulekski täna see ette võtta, aga juba ta seal midagi teeb. Ja mummi helistab. No mummi just helistas, Preven oli mind akna pealt näinud. Neil on aknas täpselt näha siia peale. Ja ta tuleb siia. Jah. Tšau. Tšau. Preven, tule räägi siis, kuidas sul tänane öö möödus. Ma ei tea. Sa ei tea või? Kas sul meeldis või? Kas nutsik õhtul või? Ei nutnud või? Sa oled nii suur poiss või? Enam ei olegi emmet issit kogu aeg vaja või? Päriselt ka või? Kelle kaisus magasid? Matu kaisus magasid või? Joo. Kus sa magasid diivani peal või? Joo. Mis hommikuks sõid? Pannkooke. Pannkooke või? oi küll, sul on hea mummi. Tiiri sõber, oi kui armas oled, ma ei või. Nii nunnu kass. Nii nunnu ja sõbralik. Enne moid on siin oli mingi täppkooju. Jah, mõtle, et ta sobiks alfaga nii hästi kokku, nad on samat värvi. Musta-valge kirjud. Joo. Aga Sa oled armas. Emme.
Kurk on mu kogu lemmik. Siis on hästi hea tisu. Kas siin on kana ka? Kui sul on nii palju seda katta. Salat. Good job, Keili. Teate, ma pean teile vahepeal update'i tegema, sest ma olen Keiliga jõudnud Tallinnasse ja tal telefon lihtsalt ei hakanud enam laadima. Täiesti lambise koha pealt, tundub nii vähemalt. Ta proovis 2 erinevat laadijat, aga noh, me ei olnud piisavalt targad, et nagu meil ka proovida laadijat. Aga samas tal iPhone 8 on sul see eelmine, on ju? Et iPhone 8 tal nagu hakkas laadima nende laadijatega, nii et tal ikkagi mingisugune mäda peab seal olema. Ja Mobifix, mingi siuke koht siin Ülemiste ligidel. Keiltsu oli vaadanud, et see on 9 lahti, aga nope, 6-ni. Me vaatame, äkki leiab midagi Ülemistest. Ja meil oligi täpselt, Keili nagu kirjutas mulle vist täna esimesena, et nagu võiks nagu midagi teha. Isegi randa oleks võinud minna, aga samas nagu suht külm on, et kas ikka oleks nii-öelda point nagu sinna randa minna. Pääsenaga ei läinud ja ma olin juba suht kindel, et ma tegelen täna enda riietunnikuga, mis mul on nagu terve prevenivoodi nagu hunnikus lihtsalt. Ja esinemisriided ka seal sees, ma pean neid veel triikima täna. Ühesõnaga, kodus on vaja teha igast jama, aga näe, ikka olin nõus kaasa tulemast, et ega ma hoidun selle tegemisest seal kodus. Issand, kui ilus oli vaadata selle väljugi praegu. Nii et me igatahes praegu lähme Ülemistesse ja Reservedis, vähemalt e-poes on ülihea talet praegu. Mul on vaja Prevenile lasteaeda mingisuguseid mõnusaid komplekte ja asju vaadata. Sest et Preven on nagu niimoodi pikkus lambist visanud, et kõik asjad on tal väikseks jäänud. Et mõned asjad, mis ma siin eelmisel suvel ostsin nii-öelda siis varuga ette, nagu suuruse varuga just, siis need on tal praegu parajad, aga ma kujutan ette, et juba mõne kuu pärast on ta nendes ka välja kasvanud, nii et talle äkki tõesti meeldis. Tal ei muidu stiil, aga leopardi muster on nõunud. No, tee siis voice-overina. Ta võtab sealt salatit. Ja ta on meelde? No? Paprika salatit. Midagi veel ma ei saa aru, mis see on. Tomat, mis sa välja Ei, see on tomat. Mul tundus tomat. Ei, punane. Näe kõik on. Sina oled seda varem söönud, mida? Ma ei mäletan ju. Ühesõnaga me tellisime Kentucky Gold Twister. Seal oli üks asi, mille vahel ma tegelikult valisin, aga ei võtnud, nii et ma läksin seda teed, mis Keili soovitas. Plaan oli selline, et me lähme tegelikult mererestosse, aga nagu maakad ikka arvavad, et sinna saab lihtsalt sisse kõndida. Nope, sinna vaja elbroneeringut. Ilmselt mingi vähe kenamat outfiti kui meil. Keili oli vopsi vahepeal siin trennipükstes, aga ostis endal Reservedist teksapüksid, nii et me lõpetasime KFC-s. Tere tulemast! Ja total fail minu poolt. Maitse võib tegelikult väga hea olla, aga what is this? Sa ütlesid taast, et sina total faili, et ma teen sinu järgi nüüd. Ma tahtsin midagi head proovida, on ju. See võib hea olla, ma veel ei tea, aga väike. Ma oleks võinud ikkagi mingisuguse selle propperi võtta. Lokon on KFC-s alati hea. Ega ta halb ei ole selles suhtes. Cheers!